Kõigil Sipsiku ja mündi fännidel kindlasti juba näpud sügelevad, sest just täna lähevad siit Eesti Pangast teele erikujundusega 2-eurosed, mille tagaküljel on mõistagi meie oma Sipsik. See päev on sellepärast eriline, et me päris mitu aastat oleme otsinud head mõtet, võimalust teha lastele ja noortele üks niisugune tähelepanuväärne märk ehk münt. Ja nüüd see päev on siis käes. Me oleme otsustanud teha siis Sipsiku mündi. Sipsik ühendab mitut põlvkonda, uued staarid, Lotte jäävad võib-olla näiteks minu põlvkonnale juba kaugeks, aga Sipsik on ka minu lapsepõlve raamat ja Sipsiku puhul ka veel kindlasti see ajatu kuju absoluutselt toetav, mitte agressiivne, sõbralik, kaasamõtlev, et niisugust kuju lastekirjandusest on ka tegelikult raske leida, sellepärast Sipsik. Millised tegelased veel laualt läbi käisid? Juba mainitud Lotte kindlasti, kirjanik Raua hitid, naksitrallid, vaadati loomulikult ka päris nii-öelda lastekirjandusse ajalukku, eelkõige Kevade. Seal oli, neid on ju tegelikult palju. Arutati ka näiteks Klaabu üle, kes teavad, kes Klaabu oli. Nii et, aga veel kord, Sipsik oli kõikidele meele järgi ja kõik seda toetasid, nii et see niisugune idee toetus sõna otse mõttes sündis konsensuslikult, mis tänapäeval on tegelikult väga haruldane. Ja ma viimaseks küsimuseks küsisin, et enne kui need autod siit välja sõidavad ja jaotuskeskustesse edasi viivad, siis mis nende müntidega siin majas enne toimub? Lihtsalt hoiustate või kuidas sellega? Me päris palju asju teeme, kontrollime kvaliteeti, tehnoloogilist kvaliteeti, pakendite kvaliteeti ja siis vastavalt tellimustele hakkame neid saadetisi siis komplekteerima, nii et praegu on hästi tihe aeg, inimestel käed ja jalad tööd täis aga kuna see toimub Eesti Panga varahoidlas, siis soojenend ilm meid ei loksuta, meil on seal väga stabiilne ja mõnus jahe temperatuur. Päev enne müntide ametlikku ringlusesse minemist toimub eelvedu, et juba 5. juuni hommikul saaksid Eesti inimesed uutest müntidest rõõmu tunda. Eelveo päeval viiakse Eesti Pangast kõrgelt turvatud rahaautodes jaotuskeskusesse tervelt 180 000 Sipsiku münti. Kogu tiraaž on tervenisti 1 miljon. Meil on Eestis 2 sularahakeskust, kus kaasaegsema mündi ja paberraha käitlustehnoloogiaga siis seda kõike teenust enda klientidele pakume. Ja üle kogu Eesti siis meie kliendid, kelleks on pangad, kaupmehed, teenusepakkujad, seda sama teenust kasutavad, et igapäevaselt nende juurest see sularaha turvaliselt meie keskustesse toimetatakse, kus see siis loetakse, uuesti pakitakse ja uuesti ringlusesse saadetakse. Ja täna siis nüüd lähebki Sipsiku münt Eesti Panga ja Hansabi abil ringlusesse ja ega siin ei jää mul üle muud kui oodata, millal ma selle siis tagasi saan. Ja see on ju tegelikult hoone, kuhu päris iga inimene täpsemalt sisse ju tegelikult ei saa. Miks see nii on? Jaa, no naljaga võib öelda, et mingi maagia peab ka säilima, et Narniasse kõiki ei lubata, aga eks tegemist on arusaadavalt kõrge turvatasemega asukohaga keskkonnaga, et seal lihtsalt ligipääs on natuke teistmoodi ja piiratud. Sipsiku mündid lähevad kasutusse käibemüntidena kogu euroalal ja lastakse ringlusse pankade ning jaekaubanduse vahendusel. Erikujundusega müntide tellimisel saavad poed avaldada ise soovi, ent on teada, et suur kogus Sipsiku münte viiakse laste teemaparkidesse üle kogu Eesti. Mis sul käes praegu on? Münt. Münt? Aga teisele poole ka.
mis seal peal on? Sips. Aga kas julgete ka saladuskatte all öelda, et mis plaan edasi selle trendiga on, et kas plaanite veel selliseid tegelasi müntide taha panna? Jaa, päris kindlasti, ehkki praegu on vara öelda, et kes see järgmine tegelane on, aga selles me oleme küll veendunud, et me jätkame. Ei julge ka praegu öelda, et see tingimata juhtub järgmine aasta, aga see plaan on sellise sarjaga edasi liikuda. Me ei taha seda sarjaga kuidagi praegu piiritleda mahuliselt. Head ideed ei ole maailmast otsas, nad võivad tulla väga ootamatul hetkedel ja ootamatutest kohtadest. Nii et me loodame, et me selle sarjaga saame jätkata ja päris pikka aega.